Tere! Mul on hea meel, et te olete tulnud minuga smuutit ja salatit valmistama. Seekord siis teeme ühe lihtsa smuuti ja lihtsa salati ja nagu te näete, olen ma tulnud selleks õue. Mul on siin üks väike lauakene ja head lihtsad abivahendid, millega siis valmistada smuuti ja salat, nagu ma juba ennist ütlesin. Hakkame aga pihta. Smuuti valmistamiseks on mul siin natukene vett, sest teadagi vesi on kõige parem vahend smuuti vedeldamiseks. Kallame selle siia purki. Ja tekstuuri andmiseks on mul siin banaan. Selle ma koorin ära. Mida pehmem muidugi banaan on, seda parem. Ja banaani peenestamiseks on mul siin kahvel ja üks taldrik. Ja nii ma siis vaikselt alustangi. Kodustes tingimustes muidugi on lihtne. Paned toorained aga blenderisse ja valmis see saabki. Aga välitingimustes on täiesti võimalik ka smuutit teha. Tambin siis banaani hästi peeneks. Muidugi, kui on soovi, võite vee asemel kasutada ka kas kaerapiima. Et valige jah komponendid vastavalt sellele, mis teile just parasjagu meelepärased on. Ja lisame selle siia purki siis. Ja paneme juurde ka ühe avokaado. Selleks siis koorime avokaado ära ja tükeldame siis noaga natukene peenemaks, ennem kui asume peenestama seda.
Isegi ka ainuüksi avokaado ja naadiga annab teha väga hea smuuti. Aga seekord katsetan ma natuke teistmoodi. Muidugi väga hea saab veel smuutiga võilille ja kuusevõrsetega. Küll on ikka õues mõnus. Kohalik raadio töötab ilma pausi pidamata. Sellisel viisil valmistades on tõesti natukene rohkem tööd selle smuutiga, aga maitse on üllatavalt hea. Ilmselt ka mõjub värske õhk. Nii, nüüd on ka meil avokaado piisavalt peeneks saanud, et on paras aeg ka see lisada smuuti komponentide hulka. Et jätkata sellega, et lisada naat.
Võtame siis naadi ja lisame ka seda. Naadi siis lõikame lihtsalt noaga peeneks. Tekstuur jääb päris kena. Nii, ja lõikame selle teise pundi ka veel. Muidugi võite smuutisse ka lisada igasuguseid marju veel, kui on. Hästi palju variante, millega katsetada ja millist toorainet valida. Aga mina valin seekord siis sellised toorained. Ja maitseks lisame ka natukene kuusevõrse siirupit. Ja paneme siis kaane peale ja segame selle kenasti smuuti kokku siis. Ja kui te vaatate, et miks purk, siis selles on kõige lihtsam tooraineid sisse panna ja segada. Selline ilus roheline kevadine tekstuur. Ja kallame sellega siia klaasi välja. Ja lisame ka siis kaunistuseks natukene nurmenukkuõisi, et anda veel pisut rohkem värvi. Ja lisame ka natukene jänesekapsaõisi. Ja panen siia ka natuke rohelist. Nii, ja valmis ongi uhke smuuti. Ja teeme siis ka ühe värske kevadise salati. Et alguses, kui maitsemeeled ei ole nii harjunud nende kevadiste taimedega, siis soovitan ma lisaks panna
tomatit või kurki või muud meelepärast. Piilutame siis tomatid sellisteks mõnusateks sektoriteks. Ja koorime ka kurgi. Ja kui muidugi on oma aia värske kurk, siis selge see, et seda ei ole tarvis koorida. Aga kui on poest ostetud, siis ilmselt parem variant oleks see koorida. Ja lõikame siis kurgi ka sellisteks mõnusateks tükikesteks. Et väga peeneks ei ole tarvis lõigata. Muidugi vastavalt soovile. Lisage siis komponente. Et see söögi tegemine on jah, selline paras katsetamine ja eksperimenteerimine. Et leida sobivad ja meelepärased maitsed. Paneme siia veel juurde ka naati. Et seda ka ei pea väga peenestama. Aga ma natukene siiski rebin laiali need lehekesed. Ja mõned lisan täitsa tervelt kohe siia. Et noh, mõned suuremad jah, võib rebida laiali. Panen veel siia natuke ka võililelehti. Et selle keskroo jätan siis panemata, kuna see muidu lisab toidule liialt mõrkjat maitset. Nii, ja täitsa näppudega on kõige parem. Et ei ole ju teab, mis peent tekstuuri siin vaja. Ja noaga ei olegi tarvis seda rohelist hakkima hakata. Ja paneme siit veel juurde ka võililõisi, et anda pisutki värvi. Ja ka natukene kollaseid
nurmenuku õisikuid. Ja lisame ka veel nurmenuku lehti pisut. Et oleks ka rohelust ikkagi piisavalt. Ja värviks siis ilusat kollast. Segame natukene. Lisame siia ka väikese magusa maitsenüansi kuusevõrse siirupi näol. Et väikene garneering. Ja paneme ka veel pisut võililli, et neid me enam siia sisse ei sega. Ja tundub, et ma lisan veel natukene nurmenukku ja panen ka mõned jänesekapsaõied ja ka lehekesed. Ja seekord siis selline salat. Head isu ja eksperimenteerige ise ka. Ootan teie fotosid. Head aega!